Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame. Koomikud ja küsimused toob teieni Kuulbet. Minu nimi on Kaspar Kikervill ja minu kõrval on nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Ega see oli päris hea. Kallis, nagu kallis. Ei, me saime selle nimega hakkama ja meil on saates nagu ikka, meil on 2 tiimi. Seekord alustan üldse meie sinisest tiimist ja sinisel tiimil on taas uus külaliskapten. Külaliskapteniks on ei keegi muu kui Roger Andre! Väga hea. Nii, Roks, sa oled varem saates käinud. Tegelikult sa oled käinud ka ühes piloodis, mis ei ole kunagi eetrisse kuskile jõudnud. Nii et sa oled näinud nagu erinevaid versiooni sellest saatest. Kuidas sa nüüd viisid ennast rolli, kus sa pead Miikali asetäitja olema? Mikki oli suht terve aeg vait, ega mul ei ole väga midagi... Mikki kaotas ka vist kogu aeg Sandrile. Hästi palju. Jah. Nii et tegelikult latt on madalal. Ei ole väga pinges. Väga hea, aga et sa seda madalat latti ei peaks nagu, vähemalt sul on ikkagi lootus võita, sest sa ei ole siin saates üksinda. Sinu kõrval on, või mõlemal pool on täna, meil on tegelikult isegi ansambli üks osa on siin täna saates ja sinu kõrval on keegi muu kui Silver Laas. Teeme teile suure aplausi. Silver, kas on mingi teema, kus sa tunned, et kus sa saaksid laual tuua midagi, võib-olla mida teine külaline ei pruugi teada, et Robert veel, sul on mingi eelis Robert ees? Klassikad, geograafia, füüsika, keemia on minu poolt. Sealt ei midagi. Aga lähme vaatame teise poole ka siis üle, kui siin juba niimoodi punane tiim kapteniga keegi muu kui Sander Õigus! Sander, mis sa arvad, mis on Rogeri nõrkus? Kui sa peaksid nüüd enda peale mõtlema, mis on see, mida sina tead, mida Roger ei tea? Kurat, ma ei tea, ta on heast perest ja heast koolist. Ma arvan, ta on esimene, keda ma nagu tõsiselt võtan. Te olete siin muidu nagu päris suvakaid proovinud. Ma täna olen nagu natukene mures sinna pole vaadates. Nii et ma ei hakka üldse, ma alustan hästi sõbralikult. Äkki see võtab tal jalad alt. Okei. Aga sa ei ole siin saates üksinda. Sinu kõrval on ei keegi muu kui Robert Vaigla! Robert, siin juba öeldi, et mis Silverile on need tugevused. Mis sa arvad, mis on sinu tugevused? No geograafiast ma tean kõike, keemiast, füüsikast ka. Ma arvan, et ma ei tea autodest mitte midagi. Hakkame siis klassi või? Meil on tegelikult vaja pärast minna kontserdile ka, et ma arvan, et hoiaks sellist neutraalset joont, et meil oleks mõnus. Ei, aga see ongi see, mida me teeme. Me toome siia inimesi, kes olid sõbrad. Inimesed, kes tulevad ühe taksoga ja lähevad 2 taksoga. Kurat, võitsid. No, aga igatahes, lähme vaatame, mis saab ühesõnaga kõik pinged on nüüd laes. Karl, laeta meile esimene küsimus. Teeme seda, ma siin vaatame, kas me geograafia, füüsika ja muud asjadeni jõuame. Aga minu esimene küsimus on see, et mida teeb professionaalne maolüpsja? Mürki võtab. Lipsab mürki. Väga kiirelt esimene õige vastus. Nupp ei ole või see, vaata sa tahad nuppu. Ma tahtsin punast nuppu. Ei, no võta hea muidugi, ma siin kui tead. Siin karjud, jah. Ütle, kui tead. Peab teadma, okei. See oli hea kiire algus. See oli väga hästi, lavadega ära väga hästi. Mina enda võid nagu kaasa ilmselgelt seletada. Ta ütles, et mingi jama nagu ütled Erki Nool. Mullest on täitsa väite, ei ole mitte midagi. Väga hea. Lähme edasi. Hakka Silver taksot tellima. Siin on veel mingid salareegleid, mida sa varsti õpid. Siin on tegelikult see, et oleks ta valesti öelnud, oleks teie kord olnud ja oleks ta vihje, nii et niimoodi ta läheb. Vahepeal ei tasu kohe esimesena minna ründele. Aga see oli lihtne küsimus ka. See oli lihtne. Kui sa nüüd madudest pigistad mürki välja, siis mida sa saad, kui sa 10 000 tigu tühjaks pigistad? Lima. Ja lihtsalt tore päev. See teema on päris aktuaalne ka. Kõigil kuradi hoobid on täis neid Lusitania ja Hispaania tigusi. No nii, kui sa nüüd 10 000 ette võtad, hakkad neid nii-öelda lüpsma. Ma ei olnud kursis. Et tigusi palju on või? Ei päriselt. See on iga aedniku ja nii-öelda... Aga see ei ole vist hea, kui sa neid nagu pigistad tühjaks, sest siis sa pigistad munad igale poole. Kas ta pärast tigu jääb ellu või suleb ära?
kui pigistad tühja. No kindla suur. Äkki siuke nagu õrnalt lüpsad nagu vaikselt natuke. Vaikselt lüpsad niimoodi. Mida silmadega natukene mängida. Kutsi. Vaatad talle nagu niimoodi otsa. Tubli satting. Kas tuleb natukene ära seda tee, see on seksuaalne. Mõnel on vähe. Ei eruta neid. Ei, aga sa pigistad tühjaks nagu hambapasta tuubil lõppu. Aga mis see kuradi küsimused oli? 10 000. Ja 10 000 mingil eesmärgil neid nii-öelda pigistatakse tühjaks. 10 000 nagu perses nagu patch. Per mingi, jah. No mis sa üldse saad, sealt saab tuvastada seda, et mis... Lõva. Mingit kreemi. Kreem. Määret. Mida sa määriksid Teoga? Nägu. Saapaid. Ja mis siis saapaga juhtub, kui sa määrid Teo? Ta hakkab vett hülgama. Libisema hästi. Jaa. Vaata, mingi teema oli valaspermaga ka, et ta pannakse kreemide sisse. Et äkki see Teoga sul tegelikult oli mingi suund, oli päris hea, aga... Te valmistasite mingid teemad ette? Analüüsime läbi. Praegu nüüd küsimused ei jookse õigesti. Tegelikult ma ei tea. Ja võib-olla vastus on tegelikult... Seda enam ei tehta, see on tegelikult niisugune vanem asi, mida vanasti tehti. Tänapäeval on palju moodsamad lahendused ilma, et loomi kasutada. Närimiskumm. Jah, proovime. Ei ole närimiskumm. Aga see oli, ütleme niimoodi, et seda said ainult kuningad teha. Seda said ainult kuningad endale lubada ja teha ja see näitas põhimõtteliselt ära ka, et sa oled ikkagi kuningas, kui sa seda tegid. Number one mees, jah. Ja. Ma avan pissi. No pidi raha kõvasti olema selleks. No jah, 10 000 tigu, pluss sa pidid kellegi laskma. 10 000 tigu. Ja no ainuke variant, mis mul tuleb meelde, on siid, aga siid teed hoopis mõnelt. Siidussist, selles mõttes hea, aga... Mis muu võib olla? Poloester. Aga kui sul kujutame ette, et sul on... Aga kujutame ette, sul on siidist mingisugune ese, on ju. Värv midagi, jah. Jaa. Nii, see on juba, nüüd me oleme õigel teel, nüüd me peame ära arvama, mis värv. Pool punkti vähemalt olemas, aga mis oli kuningate värv nii-öelda? Mis oli kõige... Sinine. Tumelilla. Tumelilla on õige vastus. Lihtsalt puusak. Väga hea. Aplaus. Tuli kokku, saate oma esimese punkti ja ostige sealt üks number 1 endale. Miks see 10 000, mis see on? See oli täpselt, et üks riides üks näiteks tooga ära värvida. Kõik meie mahu, üldse me proovime nüüd kõiki asju sõnastada toogades. Lima ja tumelilla sealt koos. Ei pane kokku praegu. See lihtsalt, need teod olid sellised, see on nagu, vaata, tint, see oli selline tindi moodi asi, mis sealt välja tuli ja see oli see, kui seda siis töötasid, siis tuli lilla värv. On sinine lilla. Aplaus, Silver. Jaa, sul on väga hästi. Nii, aga lähme edasi. Lähme edasi. Ma ei tea, kui palju te seaduste kohta teate? Vähe. Super. Õnneks see seadus enam ei kehti. Kuni 2015. aastani ei tohtinud Jaapanis peale südaööd mida teha. Aastal 2015 see lükati ümber. Aga selle ajani seda vahepeal isegi veel nagu ikkagi hoiti jõus seda seadust. Peale südaööd ei tohtinud teha. Maski kanda. Vale vastus, aga väga spetsiifiline. Vaata, Jaapanis on need vending machine hästi palju igal pool tänavatel. Kas mingi suund äkki? Ei ole sellega seotud. Aga nagu sul on õigus. Nuustuda. Ta on selline tegevus, et ma arvan, et kõik on siin teinud seda. Kõik on teinud siin või? Ja ma arvan küll, et see on julgelt võime öelda, et kõik on seda siin teinud. Ka publik ja kõik, jah? Kõik publik on seda teinud. Nätsu närida. See oli Singapur. Sul on õigus. Aga vale koht, jah. Just, me oleme Jaapanis praegu ja peale keskkooli. Aasta oli ka midagi antud. Peale keskkooli. See 1940-ndatel tuli see seadus välja selleks, et siis prostitutsiooni vastu võidelda. Vilistada. Ei. Ma teeme vihji nüüd läbi juba kiiruse peal. Ma ei mõista öelda, et teil on isegi võibolla... Teil oleks hea meel, kui rahvas seda teeks. Ja pluss teil on nagu laul, mis konkreetselt nagu õhutab seda tegevust ka isegi, ütleks niimoodi. Hüüda, karjuda. Kujutame ette, sa oled laval. Teed oma asja. Peale kella 12. Sa peale 12 ei laula. Muu karjuda. Ja kujuta ette, sinu ees plats on tühi. Aga nüüd. Õige vastus. Ja enne peale südaööd ei tohtinud tantsida. Enne võis nagu... Enne anna kuumare.
ja siis tuli periood, kus nagu klubid siis tegid seda illegaalselt, et keegi väga ei teinud, aga siis oli hästi palju pussitamisi värki. No okei, ärge nüüd enam tantsige, tantsimine viib prostitutsiooni ja pussitamiseni. Kas me saime punkti? Eks te saite pool punkti praegu, nii et ja see on siuke poolik rippuma jääb teile sinna ja. Aga ühesõnaga siis kuni 2015 aastani võin tantsida Jaapanis. No võt. Sa mainisid Jaapanis, et on hästi palju neid müügiautomaate asju. Mida sa said maailma esimesest müügiautomaadist osta? Karjume kõik kooris. Sushit. Jaapan või? Üleüldiselt. See vist ei ole üleüldiselt. See on üleüldse üle maailma, jah? Äkki Coca-Cola või? Ma pakkusin juba, aga ei olnud. Ei olnud päris hea pakkumine. Ei olnud päris. Millal? See on vanas Kreekas. Vanas Kreekas. Panid sendi sisse. Aleksandria Heros oli siis selle tegija. Oliiviõli, et noori poisse sisse õlitada. Aga nad kontrollisid, et see läheb noorte poiste peale. Või äkki noori poisse. Pange punkt ära siis juba. Pane selle eelmise säkitasin nagu. Sa tead, et sul ei ole õigus, muidu oleks Mart Sandri sellest filmi teinud juba. Ärge jamaga. Aga mõelge, mis... Vending machine juba vanas Kreekas. See ei ole tegelikult päris vana Kreeka, see oli see Kreeka aeg, see oli ikkagi peale ristiusku. Vana hea Kreeka. Vana hea Kreeka, jah. Peale ristiusku oli. No ütleme, alkoholi sealt polnud vaja saada, sest see ei voola sojadena. Timmida. Oliive sai. Mis sa... Mitte oliivid. Viinamarjad. Mis sa viinamarjad? Veini. Aga mõelge. Vein on õige vastu. Üks on veel. Üks punkt on veel. Ma mainisin ristiusku. Nii, piibleid. Ei, tegemist on ikkagi veel... Riste? Ei, sellega saaks teemonite vastu võidelda. Püüslauku, pühavett. Väga hästi. Nüüd tulite koristasite need punktid ära. Assa Mait. Väga hea, väga kihvt. Veini ja pühavett sai mõlemad. Aga hull oli see, jah. No võt. Nii, aga mis on järgmine? Võin vahepeal öelda ka seis on 1-3, nii et punane tiim vaikselt teeb liigutusi. Nii, küsime sellise küsimuse. Üks Mehhiko vang vahetas külastuse ajal oma naisega riided ja jalutas lihtsalt vanglast välja. Kuidas ta vahele jäi? Mis sai naisest? Ma arvan, et läks vanglast dussi alla ja siis tuli välja. Ei no tema sai lihtsalt, tema läks mehe riietega välja. Ahah. Ja kuidas ta jäi vahele siis nagu, mitte kohe, vaid hiljem või? Ta jäi päris ruttu jäi vahele. Ja majas sees ikka. Ja põhimõtteliselt jah, natuke läks aega, et ta nagu... Piiri peal. Vale bussi peale. See, mis sõidab vanglasse. Okei. Läks otse vangla bussi. Ringiga. Ja siis ta ei teadnud, kuhu suunas see buss läheb. Okei. Aga äkki ikkagi tal oli, ta vahetas naisega riided ära, eks ole? No äkki sealt kleidi alt midagi kumas läbi, rippus? Ei olnud see. Nii lühike see kleit ei olnud. Okei, see oli kahones kuidagi tuli. Siin on tehniliselt kaks põhjust. Üks oli tugevam, mille järgi ta nagu kaugelt saadi aru, et midagi on valesti ja teisega oli lähemalt, et okei. Äkki ta haises? Karvased õlad? Kaugelt. Ei. Väga spetsiifiline. Midagi muud oli karval. Tagant vaatad, kena ta on. Habe. Tal oli habe, see oli lähedalt saadi aru, aga see ei olnud see, mis see esimene see vihje oli. See oli see, et ta Sellest juba ei saanud. Me veel mõtleme, on või habe, kõik on noine. Ei olnud, aga sest tal oli suur suke sall või nagu see riie peas. Aga mõelge, kui sa kogu riidekomplekt, eks ole, kui sina vahetaksid naiste rahvuse riided. Ansambel öeldakse meie. Ansambel, sorry. Kui sa kogu ansambli ära vahetaksid, siis kas on midagi, millega sa nagu võib-olla kui sa esimest korda midagi teeksid... Kontsakingadel kõndimine. Õige vastus. Ilus. Väga hea, väga tubli. Sa ei osanud kontsadega kõndida. Sest kui ma ikka naiseks teen, siis ma ju kontsakingas ometi kohe jalga ei pane. No tema pani kohe, ta oli kindel, et me peame täis sellesse minema. Ansambel ikkagi peab olema. See tüli pärast naised plätudega. Fucking loll. Väga vahva. Nii, aga vahepeal on ongi. Juba sinine tiim teeb, vaikselt liigub järgi. Ära räägi sellest. Küsi järgmine küsimus. Karl. Hästi pika. Järgmine küsimus, jah? Edumaaga või? Siin on kõike juhtunud. Siin on kõike juhtunud. Nii, aga lähme järgmine küsimuse juurde.
no küsime, kui siin geograafiat mainiti, küsime Prantsusmaa kohta. Nii. Mida tohib Prantsusmaal surnud inimesega teha, kui president selleks loa annab? ei, president peab olema seotud. No jah, aga kui ta on loa, siis nagu võib. Siis võib. Siis võib. Võib, muuseas võib. Seda võib. Sa võid ta endale jätta. Võib ta stoppise teha. Ja, sa ei pea matma teda. Presidendist. Ei, mitte presidendist. Viid kogu paned istuma vanaema nurka. Aga kellest vanaema? Ma mõtlesin küsida, kellest see tekib. Ma tahtsin käest, kus sa laibal. Paneks nurka ja paned jõulupäeva tehted külge niimoodi. Viimased aastad oli nagunii seal akna peal. Sarnane. Lehvitas niimoodi. Sa teed tast ise proovid nagu toppist teha, et sa ei palka meistrit. Seda on tehtud paar korda, selleks põhiliselt, et siis pensioniraha edasi. See on väga hea pani. Ei, see on vale vastus. Sa ei tee tast toppist. Ma tean, et see vastus, võib-olla oleme väikse vihje juurde, et see vastus on natuke ilusam, kui te siiamaani olete... Ma võin teile vihje, sest siinpool esimene vale vastus öeldi juba ära. See on seadusega tehtud, see tehti umbes esimese maailmasõja ajal. See kehtib siiamaani või? Siiamaani. jah. Vau. Aga see põhjus, miks oli, on esimese maailmasõjast seotud see asi. Mingid mälestused. Võtta sõjas langenud. Jaa, aga miks see president peab seotud olema? See on lihtsalt see konkreetselt, sul on nagu luba vaja. Hiljuti juhtus see peale ühte looduskatastroofi anti seda luba osadele inimestele. Ja ilus on, siis see massihaud ei ole. See on pigem nagu harv asi, eks? See on harv. Sul peavad isegi tõendid olema, et see on juba nagu oleks muidu juhtuks. Muumiat teha. See on jällegi veidralt topise teemas. Frankensteini teha. Ja elektrit. Äkki ärkab ellu. Aga ise matta. Nagu niimoodi, et sul ole mingit. Seda võib muidu ka teha. Niisama. Siia bussi kui keegi ei avasta. Ma ei tohi ju ise inimest ära matta. Ma olen ikka ju mingi ellama kuskile. Ära ella. No tegelikult, kui sa hästi räägid. Kui keegi küsi, siis võid. Kus see vana on? Vahelt kasvab. Kirsipuu vahel, seal all. Ise matsid või? Kes see muu? Ma arvan, et oma maale sa võid tehniliselt asju teha. Ja seda küll, jah. No ma ei mõtle, et sa Lasnamäe kortermaja taha mine nagu, et jupike selles maast on minu ja... Võtad kirkaga natuke aastat üles ja lükkad seda. Naabrimeest madalasse auda. Ei, oma maa peal, mis ma siin kõrdi. Mul tuli kohe poeg nii vastu, rohkem ei mahtunud. Vaata seal, kus nad klopivad nüüd vaipu. Selle alla. Tähendab niidukiga ettevaatlik olla, vaata. Rikub tera ära pärast. Ja seda, ma ütlen siis, et esimeses maailmasõjas see tehti põhiliselt laste pärast see seadus. Et legitimiseerida midagi, teha midagi seaduslikuks. Just. Sa tohid spermat võtta. Tahtsin super, ma ei julge. See on juba enne tehtud. See on esimese maailmasõja ajal, see on üpris, ma ütleks, et keerukas. Hästi palju mehi hukkus esimese maailmasõja ajal. Good old days. Vana ja siis hästi palju naisi oli kodumaal. Ja see on laiba, või on laibaga on seos, eks ju? Ja see ei ole laibaga, see on otsis laibaga siin. Õige vastus, abielluda. Täpselt nii. Teeme väikse aplausi ka, nüüd teeme aplausi ka. Ma jätame selle punkti poolikuks, see jääb siga poolik. Ära kuradi. Ma poolitan see punkti praegu. See oli Prantsusmaal sa tohid surnud inimesega abielluda, kui president selle loa annab. See on põhiliselt selleks siis, et kui sul on lapsed ja nii edasi juba olemas, et siis saad legitimiseerida seda. Et need olid tihtipeale, situatsioon oli hästi palju, oli siis need, kes juba sünnitasid see, kui mehed olid esimeses maailmasõjas rindejoonel, said surma ära ja nüüd oli see, et okei, tegelikult tahtsin nagu abielluda värki, aga no ma pidin... Ja pärast ikka lahutada, kui tahad, eks ju? Ei, enam ei. Nüüd on lõpp. Ta on lihtsalt surnud hästi nunnu. Ta nägi nii hea välja. Aga kas ta ka raha oli? Ei, me ei tea. Nii, aga läheme järgmise küsimuse juurde, Karl. Ma arvan, et too midagi veel ilusamat meile. See on nagu... Veel ilusamat? Jaa, see oli morbiidne, aga ilus, aga too midagi, mis ei oleks morbiidne. Siis Benjamin Franklin, mees, kes leiutas pikse varda, igast muud kraami, kirjutas ka paar soovituskirja, aga neist üks tsenseeriti pikka aega. Mis oli selle soovituskirja sisu? Mille kohta ta soovitust andis?
no midagi seksuaalselt kindlasti, kui tsenseeritud, eks ju. Nii see võis tõesti olla. Aga mis see võis olla täpsemalt? Enese rahuldamise kohta mingid juhised. Pikse vardaga. Aga mis juhised sa kirjutaksid enese? No ta oli oma ajast nagu ees. Kümne sammuga parimaks sinna nõudajaks. Persse pauk. Okei. Ühtsid mingi persse või? Isegi ei olnud. Mina ütlesin. Mille peale? Jälle üks klipp olemas. Persse värki. Nii, aga pane küsimus uuesti. Okei, Benjamin Franklin, mees, kes leiustas pikse varda ja muud kraami, kirjutas ühe soovituskirja, mis tsenseeriti, mille kohta see oli. Me saime juba selle aru, et see midagi... Naise orgasmini viimine. Või mehe orgasmini viimine. On ka keeruline. Pikse varras ikka, kui ta käib tegelikult ütleme niimoodi, et see seksuaalne osa seal on, aga enne kui sa sinna seksuaalse osani jõuad, eelmäng. Jah. siis... Kuidas nagu see dirty talk, et kuidas öelda, et sa oled väike hoor ja see värk? No, ma läheks võib-olla veel kaks sammu tagasi. Ennem sellest veel. Sul on nagu tung. Kui sa mõtled kogu selle jada juurde, mida sul vaja on, nüüd me teeme sellest tarneahela, siis... Kuidas ennast ette valmistada? Ega sul on tung. Sa tahad midagi teha. On sul tung? Kirg, iha. Iha on olemas. See on inception. Nii. Aga nüüd, mis sa selle ihaga teed? Sul on lihtsalt toores iha. Lähed rääkima naisega. Kuidas rääkida naisega? Aga kuidas sa tead, kellega rääkid? Otsid. Kuidas välja valida see õige? Kellega rääkida? Ja kes see õige on? Keda ta välja peab valima? Naine, kes kannab. Mida? Last vajadusel. Näiteks. Selles mõttes me oleme juba õigel teel, nüüd on poole punkti peal mänge, sest see lause algab, kuidas valida õiget. Ja, sa olid juba abielus. Sul lapse kandmisega probleemi. Kuidas seda nagu kellega petta? Kuidas valida endale õiget armukest? Armuk, jah. Ta ütles selle õige. Nemad saavad punkti. Teeme selle punkti sinna poole. Kuidas endale armukest valida? Tagasi mängu. No nii. Oli vaata mingi poole punkti jutt, kui sinna läks pange terve. Pange terve. No neil oli vaata esimene poole, te ikka nemad jälle nii, et... See on reaalselt süvariik. Ma kuulasin üks päev räägime asjast ja see oli nagu konkreetselt see, millest nad rääkisid. Aga seis on 3-4 ja meie sinine tiim ajab veel punast tiimi taga. Rahu, kõik on veel mängus. Niisama mainin, et igaks juhul see soovitus, siis kuidas otsida armukest, on pigem peaks vanem naine olema. Ja kas keegi oskab lihtsalt suvalt öelda ka miks? No me kõik teame. No. Sest ei tee rasedaks kogemata. See oli üks punktides küll. See, kui hästi sa seda teadsid, oli muidugi väga põnev. Ei, no minul on ma kogu aeg mõtlen, miks ta Maire Aunastet saatesse tahab, aga... Maire on oma parimates fertiilsetes aastates ja ära ütle midagi muud. Ja kes iganes plaksutama hakkas, saad all minna. Hoiame. Hoidkem. Nii, aga ma siis küsin järgmise küsimuse kiiremas korra. Nii, seda asja on kokku värvitud 19 korda ja värvides punakas pruunist kuni kuldseni. Värvimistsükkel võtab 18 kuud aega ja tehakse ikka veel käsitsi. Millega on tegu? Eiffeli torn. Õige vastus. Väga hästi. Head Sander, pane kohe terve punkt. Ma oleks pool punkt selle eest. Tahtsin kõvasti hakata. See tundub nagu poole punkti vastu. Hakkame nüüd midagi juurdlema. Vaikselt sussutama. Mingi torni. Vaata, kus mees tead. Vaata, pani ära lihtsalt kohe. Puusalt. Nii, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Miks sa paneksid puuvilju, ketšupit ja saia kilekotti ja madratsi alla? Puuviljad, ketšup. Puuviljad, ketšup. Madratsi alla. Kilekotis madratsi alla. Miks panna? Miks ja kus? Kas spetsiifiliselt need asjad või tegelikult need on mingid toiduained, see on lihtsalt sinu 3 veidrat näidet, et me ei need on suht spetsiifilised asjad. Kas see on äkki, et hoida mingisuguseid sitikaid voodist eemale? Sa paned kilekotti. vaimu. No kui mina paneksin voodi alla puuviljad, ketšupi, saia, naiseka ei tule sinna, see hoiab kõik asjad eemale. See hoiab kõik eemale. Asi on ketšup. Okei, see oli esimene naer täna ja see oli valu. Sa paned kuidagi kilekoti sisse äkki või? Lahtiselt niimoodi, et plötserdad või? Ei kilekotiga? Ei. Kilekotiga oli jah? Kilekotiga jah. Ehk siis see on nagu mingi uue aja värk.
New age. Veits aega juba tehtud. Kilekott ei ole nii vana ära. Ei, no see on ikka selles mõttes tänapäevane jah, aga see ei ole nagu keskajast. Kurja vaimu eemale hoida. Ketchup on ka päris uus. Deemoneid eemale hoida. Ei. Midagi saad sealt pärast äkki. Ma arvan, see on mingi alkoholiga värk või? Nii, aga mis alkoholi sa teeksid? Kus sa ketšupit paned? Vangla mingit veini või? Täiesti õige vastus, 100% õige vastus. Meil on jumala hästi. Jaa, aplaus, jaa. See on kuradi vangla Vladimiri. See on vangla teate. nimega Bruno. Siibole saate siis proovige oma Brunosi nii kaua. Väga hea Bruno. Saate vahepeal nautida, vahepeal on jälle seis on natuke eest ära libisenud, seis on 3-6, kõik on veel mängus, Ma ütlen ketšup, siis tegelikult sa saad ka puhas suhkrut panna, aga enamus ajast pannakse ketšupi, seal on nii palju suhkrut seest lihtsalt ja sa saad neid väikseid ketšupi pakikesi vanglas. Aga sai teeb siis mida? Arvatakse valesti, et see annab seda pärmi, siis see tekitab seda, aga see sai pannakse kogemata niisama sisse. See teeb selle asja lihtsalt rõvedamaks. Ma mõtlen, et ma teeks notti, siis ma ei paneks sai. Meil on mingi tomat, vain, ketšup. See on jah, see on kahjuks. Ja see pidi olema rõve. Väga maits. Üllataval kommel väga rõve. No nii, aga jälle targemad. Katsetada, Silver. Ja me on proovima. Midagi jälle võib-olla tuuribussi võtta kuhugi. Siis paariks nädalaks päris Lähed ikka peale kuskile mõnusalt niimoodi. Mingid leiad väike. Lähed bändibussis, paned selle koti endale perse alla. No ma jah. Jõuad Narva, siis on hea. Juba valmis. Bruno valmis. Juba on valmis. Aga maitseb. Bussi või persse. Väike higi ka. Meil oli kogu pere. Meil oli kogu pere, nüüd sa läksid jälle hardcore. Ei pea. Ei pea. Rea vahele. Me oleme rea peal. Kõik said aru. Bussijuhi perse ja nigi, kõik said aru. Tihti. Suvisel ajal. Suvisel ajal. Praegu on talv. Te ei lase bussijuhti päkki. Noh, kiste. Ole aus, bussijuht ootab bussis. Muidugi jah. Hoiab Paned kuradi istmesoojenduse. Ega masin üks ei tööta. Kont sees ootab, kõrval tuleb väga mõnus. Ja Bruno. Järgmine küsimus siis. 1933. aastal keelati Süürias joojood ära. Sest nad uskusid, et nad põhjustasid mida? Nii. Joojood, mäletad. Kas te ise muidu joojoosid olete kunagi? Meiega, sest mingi aastal olid kuradi Coca-Cola, Fanta, Sprite, ostad see Galaxy joojoo. Ja Galaxy oli. Äkki see saad, et juba joojoo paned spinnima. Ja Walk the Dog. Ja tõmbad selle üles. Me oleme selle mehed. Äkki tõmbasid endale vastu kotte. Kui mul oleks praegu joojoo, oskad siia trikke teha? Ei. Väga hea, siis mul ei ole ka. Aga mõelge nüüd, kus see nüüd aset leidis? See on Süürias. Ja see küsimus oli... Et see keelati ära millegipärast, sest nad arvasid, et see põhjustab midagi. Mida see nende arvates? Mida sa saab põhjustada? Tead, see ei ole väga kaugel õigest vastus. Eks see ole mingi kuradi usuline jant. Miks ta käib ringi niimoodi, ei tohiks käia tegelikult, miks see mingi saatana värk on? See on seda asja, see, mida seda arvati põhjustab, et sellega igasuguseid asju arvatakse. Läheb maaga. See põhjustab Parkinsoni tõbe. Sel ajal veel ei teatud. Pane maa teistpidi keerlema. Ja läheb lapikuks ka. Viskavad granaati pärast valesti või midagi. Nagu enda ette. Pärast siis te niimoodi, kuna sa tegid jälle joo. No tegin ja sorry, ma ei tea, kogemata läks. Ranne on liiga lahti kogu aeg. See on selline asi, mida sa ei seostaks kunagi tegelikult selle asjaga. Väga küsimus. See on nagu see, mis on see liblika efekt, et kuskil see liblikas lööb neid. See on üks nendest põhilistest hädadest, mida arvatakse igal pool, et tuleb peale. Nöör sai otsa, neil läksid see enesetapu, see läks liiga madalale. Neil on omavahel seotud, et see asi, mida ta põhjustab, oli midagi palju suuremat, midagi palju, kuidagi ei saaks seda võib-olla pärast ütleme mulle, kuidas seostad seda joo-jooga, aga see joo-joo siin on, ütleme. See on üks loodus. Ma räägin see õigest vastusest. Maavärin. Ei ole maavärin. Me oleme õigel teel. Aga kui vihma pole, siis on põuda. Põud tuli ära. Ja kõva häälega. Vaata, need on need punktid, mis teie saate. Ma röögatan. Mitte nagu notsu, aga siga. Nii tark poiss. Me juba toidame, kurat, teid ette nagu. Küll sa oled tark poiss. Kui vihma ei ole, siis on siis on joo-joot.
kui ma olen valge, ma olen, noh, ja. Ei no punkt on punkt, Sander. Mis meil on? Miks sa 300 tagant loobid, kui saad korvi alt ka ei, see on nagu selles esimeses vaata Kiired ja vihased, kui ta ütles, et ma peaaegu, siis Vin Diesel ütles selle tere, ma olin äissa. Te kõik teate, millest ma räägin. Te kõik teate, ma olen nii cool, ma vaatan ainult mingi indie-filmi. 2025 on Need for Speedi referents. Lähme edasi. Kui me siin veits siin religioossetel teemadel oleme juba, siis minu järgmine küsimus on see, et mida tegi, see on kaheosaline küsimus, mida tegi patusööja? Või kuradi pattu. Õige vastus, aga kuidas? Kuidas patun inimene sõi oma patu ära? Ikka persse kaudu. Pistis kuradi. Saame need patud välja. Tule siia! Patusööja, jaa. Ja, kuidas sa pattu sööksid? Ma konkreetselt tegin häält just. Karjud mingi toidu peale ja pärast sööd ära. Ma patu kõik välja ja sööd pärast pudru ära. Kas toidul on patt? Ei, no sa karjud välja patu toidu peale. Mis sinul oli? Täis seda pattu, sööd seda pattu ära. Ei, vaata, ma karjun praegu alkoholi peale. Ma nüüd mekin. Nii. Jõin ära patu. Äkki. Kahtlane. Punane tiim peab patu ära juua. Ma arvan, et meil väikse vihja. Pimedas, salaja, üksi. See inimene tihtipeale patusööjad olid ühiskonna poolt küll nii-öelda eemale lükatud. See oli selline töö. Sest ta sai kellegi patud. Kuidas sa saad kellegi teise inimese patud? See oli siukene väikene, kuidas ma ütleksin, siis sa nii-öelda petsid seda süsteemi. Et sul oli kellegi teise patud said endale. See oli tihti peale, taas kord lähme morbiidseks, jälle kui keegi oli ära surnud. Jood kellegi verd või? Ma mõtlesin, et see on liiga rõve. See on natuke liiga palju. Mis on liiga palju verd? Mis on inimesele ägedam süüa? Ei, aga kas sa pead just otseselt inimest sööma? Inimese riide mitte. Uksed, kõik see on... Tööta sünnitunnistuse ära. Passi! Närid küüned ära. Ei, see inimene on kuidagi seotud. Ei, sul on selle värske lahkun, on ju? Nii. Sul on toit. Ja sul on sööja. Või paneme need kolm kuidagi kombineerima. See on asi võib-olla, mida nagu mõnes sushi-baaris on nähtud isegi. Suri, voodi, söögi ära. Ei, seda tehakse. Ja sushiga tehakse tänapäeval seda. Et pannakse palju naise peale, siis sööd ära. Põhimõtteliselt, jah. Laiba pealt sööd ära. Laiba pealt sa sööd laiba nagu patud ära, sa sööd tema pealt. Kuidas see parem kui vere joomine? Ma arvan, me keegi ei taha punkti jälle medali. See on päris töö. Ma jooks enne verd. See enne verd või? No kindlalt. See on palju ebahügieenset. Enne seda kirstumeiki või pärast? Sinu valik vist, jah. Olenes patusööja. Kas keha meil soe või juba külm? See oleneb toidus. Kas teil on soe või külm puhva? Kas keha jahutab söök või soendab sööki? Al dente või? Külma kana pärast soe. Praed muna. Nii, aga ma arvan, et... Vanaemast kuradi supi farmiidi tapa ära. Oota, saime punkti või? Ei saa, ei võtta. Meil on 2 punktine vahe. Ma arvan, me teeme 2 viimast küsimust. Ja vaatame, kas selline tiim jõuab järgi võtta. Me vaatame, kas me teeme 1 või 2 küsimust. Täpselt ongi. Nüüd on siuke otsustav küsimus. Nii et sinine tiim saab valida, kas te alustate ise vastamist või lasete punasel tiimil vastata. Ja meie eelviimane küsimus kõlab nõnda. Millega alguses pehmeid mõmmikarusid täideti, et nad olid nii tugevad, et lapsed võisid nina nende vastu ära murda? Millega täideti neid pehmeid mõmmikarusid? Nad olid nii tugevad samas, et sa võisid nina nende vastu ära murda. Kurat, mööda. Sandril on. Ma võin pakkuda või? Liiv. Ei olnud. See oli nii korras. Väga õige. Formaat on teada. Olen vaadanud sa. Mis sealt tuli vihje, palun? Kohe tuleb vihje alla. Ütle vihje meile. Pakkusime ära või? Te pakkusite ära, ma palun vihjed. Sest alguses nad tehti selleks, et nad püsiksid võimalikult kaua nii-öelda kollektsionääride esemetena. Need ei olnudki mõeldud selle kallistamiseks ja niimoodi. See oli selline tegelikult üpriski odav materjal, mida sa said sinna sisse panna. Odav materjal. Tänavalt leia. Ruus, kivi, noh. Me panime eile. Kard pidi vihje andma. Ja oli odav materjal on see vihje. See oli odav. Järjest keerulisemaks.
Kangas oli odav too aeg. aga kas ma lõid näo ära, see oli kõva. See kõlab. See pandi hästi seda, pani hästi tuge nagu tihkelt seda täis ka. Hästi tuugalt. See on nii teada, see on nina veriseks. See on mingi nagu ikka... Mille vastu sa võiksid nina veriseks lüüa? Ma ei tea, see kõlas nagu... Ukse! Ja millest uks tehtud on? No puitu siis, no puud. Puit on õige vastus. Ossa raisk. Nice, ta oligi nagu puukaru siis. Teeme väikse aplausiga. Väikse aplausiga. See oli siuke väike sportlik nügamine, et meil tekiks viimane küsimus siin saatesse. See pandi puidust laaste siis sisse. Mis on, aga see pandi nii tugevalt, et see oli natukene nagu... Kaisu varu, puitu. Mõmmi. Nii, aga viimane küsimus. Kas me anname punasetiimile valida ka 2 küsimuse vahel, mida me siin küsime? Siis on vähe ausam, see oli natukene... Okei. Teeme siis... Mul on küsimus, kas siis füüsika kohta või ajaloo kohta. No nii, punane tiim. Füüsika või ajalugu? Sina. Mõlemad on jube kuradi jamad. Kas sa ei öelnud alguses tead geograafiast, keemiast ja füüsikast? See on geograafiline ajalugu. Ajalugu või füüsika või? Ma olen ajaloos horrible, nii et füüsika. No mega. No lähme. No nii. Nii, mis juhtub kaladega, kui nad kosmosesse saata? Plahvatavad. Silmad plahvatavad. Vale vastus? Putt. Nii, sinine tiim. Teie kord. Nüüd me kaotasime oma nagu selle... Koos siis nagu veega ikka, eks ju? Mitte nagu... Ja, nad ei olnud lihtsalt, et rakett pannakse kala selga. Surnud sisse, let's go. Aga kalal äkki siis ei ole vaata seda mingisugust... Vaata, tal on see mingi tasakaalu organ. Ta ei saa aru, kus on üleval, kus on all, kus on parem vasak. Mitte nii aru, ma arvan. Et ta nagu... Upub ära. Upub ära, kala upub ära. Ta ei saa kala upub ära. Siin praegu mõte lendab. Ujupõigis olen kuulnud sõna. Rohkem ei tea. Ma olen kuulnud. Aga ei, nad ei saa aru, kuhu poole üldse minna. Ja arvab, et... Et siis... Mis nendega siis, kui ujupõis on segadus, mis siis oleks nagu? Siis on kala ka segadus. Nii. Kui ta on segaduses? Jah. Kui ta hakkab... Kuidas tavaliselt kalad käituvad? Kala on tagapidi. Ta on väga kurb. Ei, ta on... No... Kala on väga kurb. Ei, no ta ujupõis on segadusest, ta ei saa kuskil minna, üles olla, parem vasak, kõik on läinud. Kas ta ei julge ujuda? Ta on kuradi kosmoses. Ma olen seda pidi, et aga see peaaegu õige vastus. Need on väga lähedal, sellepärast mõtlengi, et kui nad suudavad selle veel koju tuua, siis on tegelikult siin punkte nõus küll. Ujupõis on see õige nagu te lähete sinna kanti, aga kujuta ette, mis puudub kosmoses, mis sul maa peal on? Siin vahepeal pakuti, Sander pakkus, et ujub koha peal, see oli ka vale vastus. Tagurpidi, vasakupidi, ta ei saa aru, mis pidi on. Nii. Siis ongi halvasti. Siis ikka upub ära. Ujub ring. Ei, ta upub ära. Ma arvan, et... Jah. Ringiratast on kõige õigem. Satub segadusse, on sama lähedal. See on see, kus ma tahaksin öelda, et see on viik tegelikult. Ei, siin ma ütlengi, et siin on... Hästi parim. Ega neil on koolus. Ilus viigiga mäng. Ei, ega siin üle poole punkti ei saa tulla selle eest. Ja kokkuvõttes jääb ikkagi punane tiim võidule. Aga loe nüüd see õige vastus ette täpselt nii, nagu seal kirjas on. Täpselt nii nagu. Alguses on segaduses, aga õpivad uuesti ujuma. Sest nad alguses ei oska alguses ujuda. Aga nad pool punkti, mis Sander ütles, et kõigepealt need väikesed nagu ringi pidi ainult ujuvad. Nad ei suuda nagu saada, sest need ujupõis ja selle gravitatsiooni. Aga siis nad õpivad paari päevaga uuesti jälle sirgjoones ujuma ja nii nagu maa peal. Kuidas see bioloogia küsimus füüsikaga seotud on? Sest gravitatsioon on see põhiline mõju. Ei, sest nagu bioloogiaga mul oli jälle, vabandust. Ja mis lõpuks kala teeb? Lõpuks ta upub ära. Tal saab hapnikku otsa, vees ei ole enam hapnikku ja ta upubki ära. Mina mõtlesin ka seda, jaa. Tead, õige, 2 punkti neile. Ei ole. Nii, aga ma arvan, et mäletame siis seisu nii, nagu ta oli. Meil oli vahva mäng. Enne veel, kui me saate täitsa lõppenuks kuulutame, teeme väikse promonurga ka. Alustame punasest tiimist. Sander, on sul midagi promoda rahvale, mingi üleskutse? Ostke küberrünnak ja Karmo mertsi.
väga äge. Robert, on sinul midagi rahvale öelda? Kuule ei ole, ma panin mingi Mais on Beast'i särgi sellega. Kogemata äkki saan pärast posti koju midagi. Ühesõnaga, meil on täna siuke riide promonurk. Sinine tiim, mis sul promod on, mis riided? See on Papsi, kunagi Paps Ameerikas tõi. Armani jeans. Rikas! Aga on sul midagi promodega? On rahval põhjus teatrisse tulla? Ja rogerandre.ee. Mitte praegu siis, kui te panete, siis te ei leia midagi. Aga siis, kui see üles läheb, siis äkki, ma ei tea, ma ostsin selle domeeni Ton on juba olemas, sest kui sa praegu ütled ja keegi ära ostab vahepeal. Jaa, võib-olla. See läks vist mingi, no ega ma väga palju selle eest välja ei käinud. Võib-olla saab üle pakkuda ka. rogerandre2.ee Siis see on järgmine kohe. Kui rogerandre.ee ei vii sind soovitud piletiteni, siis pane 2 sinna taha. Vat.ee kaltrips. Jah. Silver, on sul midagi rahvale öelda? See on nallekas, sest ma ostsin hiljuti endale laas.ee ära, aga seal pole mitte midagi, nii et ärge sinna minge. Mina minge, aga... Said omale meiliaadressi nüüd või? See on meiliaadress, see on silver@laas.ee, nii et see on minu suurim saavutus. Muud promod ei ole. Kõvasti e-mail on tulemas. Ma saadan sulle ise. Ma panen sinna reality'sse kirja igale poole. No eraürituse kutse. No, palun. Järgmises Rannamajas. Tahaks reality'sse. Järgmises Rannamajas. silver@laas.ee Rannamaja 4. Kuulge, aga see saade saab siin täna läbi. Teeme suure aplausi me tänastele võitjale Punane tiim. Kapteniga Sander Õigus, külas oli Robert Kaigla. Teeme suure aplausi sinisele tiimile, külalis kapteniga Roger Andre ja tema kõrval Silver Laas. Minu kõrval, nagu ikka, küsimuste meister Karl-Alari Varma. Minu nimi oli Kasper Rikerpill. Tšau! Kuumikud ja küsimused toob teieni Kuulbet. Aitäh, et vaatasid ja siinkohal ütleks suur aitäh meie suurele sponsorile Kuulbet, meie produktsioonitiimile Vin TV-st ja muidugi teile, et vaatasite. Kui tahate meid paremini toetada, pange väike subscribe meie kanalile, pange like videole ja täpselt nii meie vaateskond saabki kasvada. Aitäh teile!